Tervist, head sõbrad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesoleva on minu pikem kommentaar. Zelenski pressiesindaja aastatel 2019 kuni 2021 nimega Julia Mendel on andnud Tucker Carlsonile intervjuu, milles ta on äärmiselt kriitiline Vladimir Zelenski suhtes. Ja lisaks sellele on ka meie kodumaisel väljal ilmunud hääled peavoolust, mis kritiseerisid siin nädalapäevad, võib-olla isegi paar nädalat tagasi Zelenski väljaütlemist, et Balti riigid on järgmine Venemaa sihtmärk. See oli üllatus, et selline asi üldse välja toodi. Nii et nendest teemadest tänases kommentaaris räägin, aga esimeseks vaatame kohe lõike ja teeme seda tegelikult ilmselt päris pikalt siin kommentaaris Julia Mendeli intervjuust Tucker Carlsonile. Julia Mendel võtab kokku oma suhtumise Zelenskisse, et kui ta oli aastatel 2019 kuni 2021 Zelenski pressiesindaja, toetas ta Zelenskit ja ütleb, et tal ei ole mingisugust isiklikku vendetat Zelenski vastu, kuid ta on aru saanud sellest, et Zelenski on praegusel hetkel kõige suurim takistus rahule Ukrainas. Ja kui rahule Ukrainas ei jõuta, siis on Ukraina rahvas tegelikult juba praegu, nagu ta ütleb, hävimise äärel, hävinemas. Vaatame, mida ta räägib. Kes on Zelenski? First of all, he's not a person whom you see on camera. He's a very different person. He changes masks all the time. Esiteks ta ei ole see inimene, keda te kaameras näete, ütleb Mendel. Ta on täiesti teistsugune inimene, ta vahetab pidevalt maske. He is emotionally uncontrollable. Emotionally uncontrollable. Yeah, he doesn't control his emotions. He's often hysterical and he thinks that every person is disposable. Ta on emotsionaalselt kontrollimatu, jah, ta ei kontrolli oma emotsioone, ta käitub sageli hüsteeriliselt ja peab iga inimest ära kasutatavaks materjaliks. Tal puudub empaatia, mida ta etleb ja näitleb, ütleb Mendel. He doesn't have empathy that he plays. He's absolutely insanely great actor, and that brought us a lot of support in 2022. But his acting doesn't have any substance, and everything that he is saying, it's so detached from the reality. Yes. And majority of the Tal puudub empaatia, mida ta etleb ja näitleb. Ta on väga hea näitleja, mis tõi talle ka palju toetust siis aastal 2022. Kuid tema näitlemisel puudub substants või kese, ütleb siin intervjueeritav, ning kõik, mida ta väidab, on irdunud reaalsusest. Things that he's saying, it's either manipulation or it's a fact that is being taken from the context or it's pure lies. And millions of people still believe that supporting Zelensky means supporting Ukraine, but yes. Today it's different. Suurem osa sellest, mida Zelenski räägib, ütleb Mendel, on kas manipulatsioon, see on kontekstist välja rebitud fakt või puhas vale. Miljonid inimesed aga usuvad teda, et Zelenski toetamine võrdub Ukraina toetamisega. And Tucker, I would like to say, I'm not here to justify Russian invasion. I'm not here to justify Putin. What Russian army is doing in Ukraine equals crimes against humanity. Siin teeb siis intervjueeritav ühe kaaveati, ta ütleb, et ta ei ole seal intervjuus selleks, et õigustada Putinit ja Venemaa käitumist. See, mida Venemaa teeb, on tema sõnul inimsusevastane kuritegu. Yes. But this war is not black and white anymore. It's dark and even darker. We just see Putin as an evil, but Zelensky is also an evil. He's just a hidden one. He plays such a teddy bear, on camera, but then when the light goes off, he's a grizzly bear and he destroys the people. See sõda, ütleb
intervjueeritav ei ole must ja valge, vaid läheb üha tumedamaks kogu aeg. Me näeme Putinit kurjana, kuid Zelenski on samuti kuri. Ta esindab varjatud kurjust. Ta mängib kaamera ees kaisukaru, kuid kui prožektorid kustuvad, muutub ta pruunkaruks, kes hävitab inimesi. It's almost surreal to recollect that almost every Western leader and Western delegations that were coming to Ukraine before the war, they treated Zelensky as a political novice. They saw he was low-educated, unqualified, and low depth. But then overnight, he just turned into this great face of democracy. Yes. But it feels like the West created the myth, fell into it, and, that the West keeps ignoring the fact that this beneath that Zelensky's rhetoric, heroic rhetoric, he keeps accumulating power. Lääs on siin intervjueeritava sõnul loonud Zelenskist endale demokraatliku esindusnäo müüdi. Hoolimata sellest, et alguses pidasid nad teda vähekvalifitseeritud uustulnukaks ja suhtusid temasse pigem nagu põlgusega. Ent nüüd on selgunud, et Zelenski tegelikult koondab võimu enda kätte ja hävitab neid samu inimesi, keda ta väidab päästvat. And I'm not afraid to say he keeps following the very same people he claims to save. It's pretty strong to say, I know that. But I believe that people need to understand that if you want to support Ukraine, the only way to support Ukraine today is to push for the peace deal. This is the only way that Ukraine can survive, because I believe we are on the verge of extinction. Somebody is talking about 2-3 years of war anymore. It just doesn't come up with numbers, with demography, with anything, with all those suffering that's happening in the country. Ainus viis, kuidas Ukrainat siin Mendeli sõnul aidata saab, on rõhutada rahuvajadust ja kuna Zelenski on üheks peamiseks takistuseks selle, siis tuleb Zelenskit kritiseerida. See on ainus viis, kuidas Ukraina võib pääseda, kuna me oleme väljasuremise äärel, ütleb ta. Ja toob ta siin hiljem, kohe kuulame ka teatavaid demograafilisi andmeid selle kohta, et mis siis Ukraina tänapäevane situatsioon on. Teen siin ka väikese kaaveati, et minule tundub, et see isik siin, Julia Mendel, on pigem, ütleme nii, võib-olla mingil määral seotud lääne eriteenistustega. Ma olen siin küüniline, ma ei usu põhimõtteliselt kogu tema tausta võib-olla siin, aga siiski see, mida ta Zelenski kohta ütleb, on äärmiselt huvitav ja märgiline. Eelkõige sellepärast, et tundub, et nende märkide järgi, mida me näeme nii maailmameedias kui ka Eestis, on Zelenski ärritanud oma välismaiseid isandaid ja muutunud neile tülikaks ja ilmselt üritatakse ta mingil hetkel nüüd maha võtta ning sellised intervjuud lääne meedias, nii näiteks siin eelkõige Tucker Carlsoni enda sellises podcastis intervjuus, mis on üks kõige suurema jälgitavusega podcast üldse, ületades nii Fox News kui ka rääkimata CNN-ist ja paljudest teistest meediakanalitest, on üks viis ilmselt, kuidas siis, ma ei tea loomulikult, aga mulle tundub, et üks viis, kuidas nüüd ka see fraktsioon läänest, kes on Zelenski toetanud, üritab selle tülikaks muutunud tõenäoliselt korruptandi Ukrainast maha võtta. Tuleme nüüd nende demograafiliste detailide juurde. I mean, I have many questions about how and why it started, but what's beyond question is Ukraine as a nation is being eliminated. Tucker Carlson ütleb, et on täiesti väljaspool igasugust arutelu, et Ukraina kui rahvas hävitatakse selle sõja käigus ära. That's obvious to me, biggest country in Europe, so it's a big deal. What are, since you mentioned numbers, how many people live in Ukraine? Kui palju inimesi siis Ukrainas üldse elab? So when you started working for Zelensky, you worked for the government of Ukraine, 2019. How many Ukrainians were there in Ukraine? So officially, Ukraine is the country of 40-42 million people. But we had the last census, I think in 2000 or 2001. No Ukrainas ametlikult arvatakse olevat inimesi 40-42 miljonit. Viimane rahvaloendus oli seal aastatel 2000-2001.
And we did not manage to organize another one. So when I was working for the government, government officials, including Zelensky, were telling the numbers that they believed there are 34-37 millions of. Et sel ajal, kui ta oli Zelenski pressiesindaja, sel ajal opereeriti siis selliste numbritega nagu 34-37 miljonit inimest. Ukrainians in the country. Now, with around 10 plus million of Ukrainians turning into refugees, going to the West, some stay in occupation, Eastern countries, and even some in Russia, perhaps there are around 25 million in the Ukrainians in the country. Et nüüd on siis rohkem kui 10 miljonit ukrainlast Ukrainast põgenenud, mõned on jäänud sinna okupeeritud aladele, mõned on jõudnud Venemaale, teatavasti Venemaalt on tulnud nii-öelda Ukraina põgenikega Eestisse ja praegu arvatakse, et Ukrainas on järel umbes 25 miljonit kodanikku inimest. The worst thing is that 11 million of them are retired people. 11 miljonit nendest on aga pensionärid. And these retired people live for the pensions from $75 to $180 to $200 per month. And Ukraine is not that super cheap country where you can actually survive for this money. Just 2 weeks. No siin räägitakse Ukraina vähestest pensionitest, et nende pensionitega seal toime ei tule. Aga tõepoolest siis 11 miljonit pensionäri tuleb nii-öelda aktiivsetest inimestest maha arvata. So 3 weeks ago there was a terrible story when one movie director of Ukraine, who was a retired person, died at his home, and his neighbor wrote that he died from hunger and cold. Üks endine filmirežissöör, kes oli pensionile jäänud, suri tema andmetel, Ukrainas oli see avalik lugu, iseenda kodus talvel siis, möödunud talvel, nälga ja külma. There were these severe temperatures in Ukraine and he didn't have anyone to help him. I just wonder if ever we will know the statistics, how many people died from this cold and from having no opportunities to survive. So you're saying that et mingeid statistikat tegelikult ei ole, et kui palju nüüd sellel aastal näiteks inimesi nendest pensionäridest ära suri, ütleb ta. Ukraine right now has maybe 15 million, maybe fewer working people actually who are working in the entire country. No Tucker Carlson siin ütleb, et umbes 15 miljonit on siis neid inimesi, kes on nii-öelda tööl käivad aktiivsed inimesed. You don't count children. Children are not working, right? So I don't know how many children under 18 are there. But perhaps if we have around 10 million of working people, that would be fine. Et kui nüüd lapsed ka veel maha arvata, siis sellist tööl käivat aktiivset osa ühiskonnast on umbes 10 miljonit. Et kui me oleme harjunud mõtlema, et Ukraina on seal kuskil 40 miljoni juures, siis siin intervjueeritav räägib meile põhimõtteliselt täiesti drastilisest demograafilisest katastroofist, mille see sõda on kaasa toonud. Ja tuleme nüüd Zelenski iseloomustuste juurde veel. No siin Mendel räägib sellest, kuidas Zelenski on ära kasutanud Ukraina rahva usaldust tema vastu. I saw good pieces about corruption, but you're right that there are not too many of them. It's very hard, first of all, to prove it. But I think there was also some kind of agreement, not official one, right? Unofficial agreement that we all need to support Zelensky because this means to support Ukraine. We all united, to support Ukraine, but Zelensky abused this unity. Ta ütleb, et on raske tõendada ja muuseas selles intervjuus ta on vägagi range selles küsimuses, et tal endal ei ole mingeid otseseid tõendeid, eks ju, ei Zelenski ega tema režiimi korruptsioonist, kuigi ta siin toob mingisuguseid lugusid, aga ta teeb väga selge vahe sellele, et tõendatud väited korruptsioonist pluss mingisugused lood, mis on välja tulnud, aga
Zelenski on tema sõnul olnud see, keda siis põhimõtteliselt nähti sellise uue Churchillina, uue lootusena rahvale, aga ta kasutas seda usaldust ära. Abused our belief in democracy. He abused our fight. He abused our sacrifice, Ukrainian sacrifice, and what the Europeans and Americans were doing for us. He abused actually the trust of so many people. I believe that, millions who still support Zelensky, they were, looking for some great guy in politics. They wanted to believe that there is someone, Churchill or whatever, a historic guy who would really do something good for the people. And Zelensky is an amazing actor. Kõik inimesed tahtsid uskuda Zelenskisse ja Zelenski on väga hea näitleja. He's going to give you what you want. Exactly. And that's what's happening. He still plays on camera this great guy. But believe me, behind the camera, he's very different. Kuid kaamerate taga on ta hoopis teistsugune inimene. I was working for 2 years. For 2 years, this guy was repeating 2 phrases, which are very vocal about him. One of them, he was saying, Ukraine is not ready for democracy. Kui ta töötas Zelenski pressiesindajana, siis Zelenski kordas 2 sellist maksiimi. Esiteks oli see, et Ukraina pole demokraatiaks valmis. And this is a quote. Another quote was, dictatorship is an order. Ja teine maksiim oli, et diktatuur on kord. Need on otsesed tsitaadid Zelenskist. So how on earth a person who believes that Ukraine is not ready for democracy and that dictatorship is an order actually can be the face of democracy? Kuidas selline inimene, kes mõtleb, et Ukraina pole demokraatiaks valmis ja diktatuur on kord või käsk, seda võib mitmeti tõlgendada siin tema ütelust, on äkitselt saanud läänes demokraatia esindusnäoks. Someone who's canceled elections, who's not actually elected president, I couldn't agree more. So what, in 2019, 2020, 2021, what was Zelensky saying about Russia? Zelensky. Mida ta ütles Venemaa kohta 2019-2021? Came to the presidency as the president of peace. Yes. During his electoral... We've seen this before. Zelenski tuli presidendiks ju teatavasti rahukandidaadina ja Tucker Carlson ütleb, et viidates Trumpile loomulikult, et me oleme ka seda asja siin USA's ilusti näinud ja Tucker Carlson on ju olnud pikalt ja laialt mees, kes on Trumpi Iraani avantüüri ja sõda kritiseerinud, üks peamistest kriitilistest häältest. Oh yeah. He's the guy who made himself in Russia. The first biggest money he made was in Russia, millions of dollars. Zelenski aga põhimõtteliselt veel enne, kui ta presidendiks pürgis oma selle kompaniiga, töötas Venemaal. Zelenski töötas Venemaa kanalitele ja tegi seal raha. Ning siin räägib meile Mendel, kuidas Zelenski oli Krimmi annekteerimise Donbassi sõjategevuse ajal Krimmis ja tõmbas seal kanepit. He was working for Russian propaganda channels, and he was fine with that. Furthermore... He was? Of course, he made all his career, tens of years. He was everywhere in Moscow. By the way, when the first Russian invasion in Donbass happened and Russia annexed Crimea, he was spending time in Russia. He was finishing his movie for which he got a lot of money. Kui Donbassi sõjategevus käis, oli ta Krimmis enda poolt sinna soetatud kinnisvaras. Ja nagu te siis kuulete, kasutas ta seal joovastavaid mõnuaineid. And he even recognized this in August 2019, I think. He wrote, yes, I was in Russia. I was finishing the movie. It was 2014. The war was going on. Furthermore, I'm writing a book right now, and it's a different book. It's a book about real Zelensky. And I learned a lot of facts and talked to a lot of people. And this information was nowhere, but it happened that he had several properties in Crimea. And when the war was happening in Donbass already, he was spending time in Crimea, having wheat with
marijuana, with his friends from 95th Quartal and making facilities there and enjoying time. And he didn't care that Russia annexed Crimea already. While it was Russian-controlled? Yes, it was under Russian control. It was He was vacationing in Russian-controlled Crimea? Yes, it was May 2014. I talked to a person who was working for him, a person who was helping him put the windows in. Ehk siis 2015. aastal oli Zelenski Krimmis ja ta on siis kuulnud mitmetelt inimestelt otse, kes on Zelenskiga töötanud, et see 95. kvartal või kuidas see tema firma oligi, et selle inimestega siis oli Zelenski seal Krimmis ilusti mõnusalt aega veetmas ja toona ei olnud vähimalgi määral probleemi tema jaoks seda, et nii Donbassis käib sõjategevus kui ka Krimm annekteeritakse. To the house and a person was telling different details about how Zelensky was behaving. So everything that Zelensky is saying is really very different truth, very different truth. So he was the peace candidate. He came promising that he would stand on his knees in front of Putin and beg Putin to stop. Ta oli rahukandidaat ja ütles oma poliitilises kampaanias, et kui vaja, siis ta on põlvili Putini ees ja palub, et Putin kogu selle võimaliku sõjategevuse ja juba käiva sõjategevuse siis lõpetaks. That's what he was promising. He was saying that Ukrainian and Russian languages are both languages that need to exist, that people speak both languages. Et Ukrainas on vaja mõlemat keelt, nii ukraina keelt kui vene keelt, sest Ukrainas inimesed mõlemat keelt räägivad. It makes people stronger. That we need to be friends with Russia. Et me peame olema Venemaa sõbrad loomulikult. He was saying all this stuff and that's why people voted for him. They didn't want war. Nobody wants war. Ja sellepärast just Zelenskit hääletati, sest inimesed, ukrainlased ei soovinud sõda. Nad tahtsid just nimelt rahu. There's nothing good in war. And now he totally adapted some nationalist ideology that is not natural for Ukrainians. And he really plays it well. And praegu on omaks võtud natsionalistliku ideoloogia, mis siin intervjueeritava sõnul ei ole ukrainlastele omane. Ja siin Mendel räägib sellest, kuidas ta oli aastal 2019 samas ruumis või kohal, kus Zelenski ja Putin omavahel kohtusid. One thing is that he has been escalating the rhetoric. Another thing, I was present at his meeting with Vladimir Putin in 2019 in Paris. There were very few people near him who knew the truth. He had private conversation with Putin where he promised Putin that Ukraine will never join NATO. Ja Pariisis aastal 2019 siis detsembris lubas ta siin Mendeli sõnul Putinile, et Ukraina ei liitu kunagi NATOga. So his rhetoric, in 2019? Yes, it was December 2019, and there was a personal conversation. There were very few people know what he promised. He said no NATO because that Ukraine has never, Ukraine has never was never close to NATO. For being the part of NATO, first of all, we need to have market economy and be a reformed country. Ukraina pole kunagi olnud NATOle väga lähedale ja ta räägib siin, et ka see idee üleüldse, et Ukraina võiks NATOga liituda, polnud üldse nii-öelda laialt levinud. It's not like just Trump doesn't want Ukraine in NATO or Biden doesn't want Ukraine. It's not about names. It's just like we're not ready for NATO. There is no consensus to be NATO. It's imagination. It's lies. See Ukraina NATOsse on olnud tema sõnul ainult selline valede pundar. He stick to this fact of joining NATO knowing that it's impossible. He was pushing the impossible agenda and making it a condition for peace. In October 2024, he presented to the parliament victory plan and he said that joining NATO is the most important thing and long-range missiles for Ukraine are the most important thing. 2024. aastal esitles ta parlamendile võiduplaani ning seal ta rääkis, et NATOga liitumine on kõige olulisem asi üldse.
ehk siis mehe retoorika oli, mitte retoorika, vaid punktid, mida ta välja ütles, oli täiesti muutunud. Siin räägib intervjueeritav ka sellisest nii-öelda Goebbelsi propagandast, mida Zelenski olevalt otseselt edendanud, et ta vajab Goebbelsi propagandat sellepärast, et tema enda toetus juba nendel aastatel, kui siin oli, millest me siin räägime, 19 kuni 21 ja ta mainib siin siseinfolt ka järgnevatel aastatel kukkus tegelikult kolinalt. Ja siis otsiti välja nii-öelda tuhandeid rääkivaid päid, kes kordavad siis pidevalt nagu positiivseid sõnumeid Ukrainast, isegi kui tegelikult need sõnumid ei vasta reaalsusele. Ning Mendel räägib lisaks ka veel sellele, et Ukraina presidendi kantseleis on alati kasutatud 2 tüüpi reitinguid, et esiteks on need reitingud, mis on presidendile ja kantseleile teada ja teised reitingud on need, mis avalikkusele siis esitatakse. Ja teada oli kõikidele see, et Zelenski ei ole tagasi valitav. 2023. aastal, 2024. aastal oli Zelenski reiting madal ja kukkus ja tänaseks on ta loomulikult kukkunud veelgi. No siis tuleb selles intervjuus juttu ka loomulikult korruptsioonist. Ja selles küsimuses on Mendel, nagu ma mainisin, päris range ja ajakirjanduslikult siis range, juriidiliselt isegi range, ilmselt tegu on ajakirjanikuga, et see on asi, mida siis peavad uurima eelkõige õiguskaitseorganid Ukrainas. Aga ta toob seal 2 erinevat sellist juttu, mida ta ise teab, et see juhtus. Esimene on see, et üks minister olevat tahtnud omale palgalisa ja ta on suhelnud inimestega, kes siis nägid otseselt, kuidas Zelenskil olid dollaripakid laua peal ja sealt anti siis ministrile lihtsalt otse dollaritena palgalisa. Ning teine oli see olukord, kus Zelenski, kes on põhimõtteliselt tekitanud olukorra, kus ta nimetab oma lojaliste igale poole ainult yes-männe, kes ütlevad jaa iga asja peale, on siis tulnud temani mingisuguseid teateid korruptsioonist ja Zelenski on selle peale lihtsalt plaksutanud ja öelnud, et suurepärased poisid, et hästi on oma asju ajanud. No selles intervjuus Mendel iseloomustab ka Zelenski režiimi. Tegu on põhimõtteliselt totalitaristliku režiimiga. Zelenski on kehtestanud diktatuuri ja inimesi, kes talle vastu seisavad, pannakse vangi või saadetakse rindele. What do you think Zelensky wanted? Like, what were his goals? Well, I definitely know that he thought he came forever. His first chief of staff said it once. He laughed to the minister and said, we came forever. That's So he liked being the dictator. Ta ütleb, et tal on endal neid kogemusi sellest, et Zelenski on korrutanud seda, et ta on tulnud selleks, et püsida, ta on tulnud igaveseks, ta on diktaator. Well, he is a dictator. The borders are closed now for 4 years. It's illegally. The human rights violations is enormous. The persecution of the people. Inimõiguste violatsioonid on igapäevased ja tohutud. Ta räägib siin sellest, kuidas üks poliitik, kes ütles, et sõda tuleb lõpetada, on praegugi veel vangis ja rindele saadetakse inimesi eelkõige karistuseks. In 2024, when Donald Trump came to power, there was a member of parliament who wrote on Telegram, Zelensky, now you need to stop this war. And yes, you will lose the next elections, but stop this war. Like Trump will push you, stop this war. And he was in jail in 3 days. He is still in jail.
And Really? I talked to security services, and they said he never talked to Russia since 2021, no connection, but he is accused in treason. And there are a lot of people people are persecuted. Obviously, there are dirty campaigns. Everyone who criticizes Zelensky is just pro-Russian, pro-Kremlin, you're pro-Kremlin, I will. No nii, ja siin on loomulikult ka meie poliitilisele eliidile tuntud retooriline käik, et kõik, kes kritiseerivad valitsust, kõik, kes siis Ukrainas kritiseerivad Zelenskit ja tema poliitikat või ütlevad, et rahu tuleks saavutada, need on need, kes töötavad Putinile, nad on Kremli käsilased ja nii edasi. People are afraid. What are they afraid of? On Netflix, there is a movie, a series, How to Become a Tyrant. I didn't know about that unless one governmental official came to me and said, I watched that series. It's what's happening in the country. And it was before the war. I mean, large-scale war. Inimesed kardavad Zelenskit ja ta viitab siin ühele mingi Netflixi sarjale, kus räägitakse, kuidas saada türanniks ja keegi tema lähikonnast oli siis tulnud ja rääkinud sellest Netflixi sarjast ja öelnud, et juba põhimõtteliselt enne sõda Zelenski tegeles sellega, et türanniks saada. Everyone is afraid. Zelensky has no limits. That's the problem. Zelenskile ei ole piiranguid. I am sitting here because I know that he is in a weak point today. And I know that there are a lot of people in his government and in his vertical of power who want peace. Ta ütleb, et tema annab seda intervjuud sellepärast, et ta teab, et väga paljud Zelenski enda režiimi mutrid tegelikult tahavad rahu ja ta loodab selle peale, et just nimelt ka nendelt tuleb siis toetus nii tema intervjuule kui ka sellele protsessile tervikuna. And I didn't want to put shit on him. I'm sitting here because I want peace too. Ta ei taha teda nii-öelda ekskrementumiga üle kallata, vaid ta räägib seda juttu sellepärast, et ka tema tahab rahu. And this guy is going to come up with any condition. He's going to change the positions all the time just to prolong this war. Ja see on nüüd väga oluline asi, et mida ta räägib, et Zelenski teeb kõik selleks, et sõda pikendada. Ta vahetab positsioone, ta kasutab vale, ta teeb kõik selleks, et ainult seesama Ukraina sõda pikeneks. And to get more money. Ja He saada doesn't rohkem raha. want to have political suicide. Finishing war for him is a political suicide. Kui sõda lõppeks, oleks see tema jaoks poliitiline enesetapp. See, et asi on tõsine, tuleb välja siis Tucker Carlsoni küsimusest, et mis juhtuks nüüd selle intervjueeritava Julia Mendeliga, kui ta Ukrainasse tagasi läheks? What do you think he would do to you for saying this, if he could? Look, I'm risking everything. I cannot return to Ukraine after this interview, okay? Ma riskin kõigega, ma ei saa enam Ukrainasse tagasi minna. I know people who get threats. A month ago, there was a banker in Milan who fell out of the window. Ma tean inimesi, kes saavad ähvarduste osaliseks ja Milanos oli üks pankur alles hiljuti, kes nagu ikka slaavi kombe kohaselt kukkus aknast välja. Ja ta räägib ka sellest, kuidas Ukrainas on praegu tegelikult sündimas selline Instagrami revolutsioon, kus inimesed põletavad Zelenski kõnede raamatuid ning pargivad siis inva kohale ning ütlevad seletuseks, et nad kavatsevad järgmistel valimistel hääletada Zelenski poolt. Sellised Instagrami videod on siis olemas. Nii et sellised on trendid, mis Ukrainas praegu levivad. This is not like one reels Right. or two reels. These are trends and they're going viral. And this is the way how people are trying to shout out, we are desperate. Please stop this war. Ukrainlased ütlevad, Please stop et this. me oleme täiesti meeleheitel. Nad ütlevad seda, et meil on vaja see sõda lõpetada. Nonsense. Please stop this autocracy. There is no reason why to fight this war. It's senseless. You see, people lost all
sense of this war. Like, if this war is for NATO or against NATO expansion, then Ukraine has no chances to be in NATO. Pole mingit põhjust, et seda sõda sõdida, ütleb intervjueeritav. Kui see sõda on NATO-ga liitumise poolt, argumendina kasutatakse seda, siis Ukrainal pole mingit võimalust NATO-ga liituda. If Putin conducts this war against Zelensky, then Zelensky is the main beneficiary of this war. Kui see sõda on eelkõige Zelenski ja tema režiimi vastu, siis Zelenski tegelikult on kogu selle sõja suurim kasusaaja. If this war is for returning territories, then we have been losing territories for 3 years. Kui seda sõda peetakse territooriumite tagasisaamiseks, siis me tegelikult oleme juba 3 aastat territooriume kaotanud. If this war is for democracy, then we have no democracy in the country now. Kui seda sõda peetakse demokraatia pärast, siis Ukrainas ei ole enam praegusel hetkel mingit demokraatiat. People in the frontline regions, they tell terrible things. One person told me, I don't know what we are fighting for. What's the difference between Ukraine and Russia right now? Inimesed rindel räägivad hirmsaid asju, et mõtlevad, et miks nad seda sõda võitlevad, mis vahe on üleüldse Ukrainal ja Venemaal, autokraatia on siin ja autokraatia on seal, ühel pool rindejoont ja teisel pool rindejoont. There is autocracy there and autocracy here. There is no anything that would be democratic now. So what's the fight for? Ja ta räägib ka sellest, kuidas 2022. aastal oli Istanbuli rahuleppe sündimas ja Zelenski oli valmis loovutama Donbassi, ent nüüd on siis Zelenski öelnud seda, et 90% ukrainlastest ei annaks andeks, kui ta neid Ukraina alasid Venemaale loovutab, aga siis ta tunnistab, et ta teab väga hästi, et selliseid numbreid või küsitlusi pole mitte kuskil tehtud, et need on täiesti Zelenski poolt välja mõeldud. Mingit sellist reaktsiooni ukrainlaste poolt tegelikult ei tuleks. No need on ainult mõningad lõigud nüüd sellest peaaegu 1,5 tundi või rohkemgi kestvast intervjuust, mille ma siin olen ette mänginud ja niimoodi käigu pealt tõlkinud, aga tegelikult selles intervjuus on loomulikult palju muid olulisi väiteid veel. Ja soovitan seda intervjuud siis Tucker Carlsoni kanalilt ise kuulata. Aga see on väga oluline, et esiteks selline intervjuu on tehtud ja väga oluline on see, et see sõnum on edasi antud. Kahtlemata see ei jää tegelikult kuidagi laiale üldsusele märkamata see, mida siin intervjueeritav Zelenski režiimist räägib. Ühe sõnaga ta võtab kokku selle, et Zelenski režiim on läbi ja lõhki vähemalt poliitiliselt korrumpeerunud, sellepärast et Zelenski saab sellest sõjast kasu Ukraina rahva elude hinnaga. Zelenski ei mõtle Ukraina rahvale, vaid ainult põhimõtteliselt omaenda poliitilisele tulevikule. Võib-olla see tõesti on natukene liiga Zelenski keskne, selles mõttes, et Zelenski taga on režiim ja Zelenski taga on kogu Euroopa Liit, Zelenski taga on Euroopa Liidu süvariik ja üldse kogu lääne transatlantiline süvariik, aga mingisugune murrang, et selline intervjuu nüüd välja tuleb, on ikkagi täiesti märgiline. Aga märgiline on see sellepärast ka, et kui vaadata Eesti meediat, siis Eesti meedias on mitmeid huvitavaid hääli tulnud Zelenski väljaütlemiste vastu nendest ringkondadest, kellest seda küll ei ootaks. Ja esimene linnukene oli Priit Hõbemägi oma artikliga Kiievi konfitsent käib juba närvidele. Ja see oli siis reaktsioon Zelenski väljaütlemiste kohta, mida ta väitis, et Balti riigid, sealhulgas Eesti loomulikult, on Venemaa sõjategevuse järgmine sihtmärk. 20. aprillil kirjutab aga Priit Hõbemägi, et Ukraina hirmutab oma liitlasi, et need teda rohkem toetaksid ning Ukrainast lähtuvat informatsiooni tuleb korrutada nii-öelda Kiievi koefitsendiga, eks see ei ole üldse tõene, tema hinnangul kuskil 50% tuleb maha võtta,
võtta, sest Ukraina on põhimõtteliselt sõjaudus kasutanud lihtsalt propagandat ja see on nüüd siis Priit Hõbemägile hakanud peale 4 aastat närvidele käima. Ukraina kiire liitumine Euroopa Liiduga pole reaalne, NATO-t siin selles artiklis ei mainita. No see on nüüd küll päris huvitav artikkel mehe poolt, kes on põhimõtteliselt siin viimased 4 aastat kogu aeg ametliku narratiivi, ametliku Stratkomi jutu edastaja Postimehe peatoimetajana olnud. Ja ei jäänud see ainult loomulikult Priit Hõbemägi taha, et siin räägib ka meile Rainer Saks, et Zelenskõi unistus sõjategevuse laienemisest Euroopasse ei täitu. Esimest korda Rainer Saksalt selline kriitiline artikkel Zelenskõi suunas ning siis Marko Mihkelson, kes ütleb, et Zelenskõi sõnumitest arvab ta, et pole mõistlik Venemaale appi minna, et kui Zelenskõi selliseid mõtteid kordab, et Balti riigid on järgmine, siis on tegu Venemaa jutupunktide kordamisega ja sai Zelenskõi väljaütlemine kriitikat sel samal 20. aprillil ka meie akadeemik Tsahkna käest, meie välisministri käest, kes ütles seda, et mingisugust vahetut sõjalist ohtu Eestile vähemalt meie luureandmetele tuginedes ei ole ning ütles, et see teenib Kremli huve liitlaste ühtsuse nõrgestamisel, mainis minister. Oleme seda ka oma Ukraina partneritele öelnud. Ehk siis kõik ütlevad välja nagu ühes suust äkitselt täiesti üllatavalt, et Zelenskõi ähvardused Venemaaga Balti riikide suunas teenivad ainult üht huvi, et lääne liitlased annaksid Ukrainale lisavahendeid, lisa nii-öelda laenu, lisamiljardeid, mis Ukraina sellesse sõjakoldesse matta ja nii mõnigi miljard, võib-olla isegi 10 nendest läheks siis teadupärast teadagi kuhu, ehk siis vasakule nalieva. See on väga oluline, mis praegu on juhtunud. Miskit on ka Eesti narratiivis ja jutupunktides muutunud. Ma arvan, et me oleme praegu keset sellist narratiivi muutust reaalajas. Kui meile tuleb rääkima Kiievi konfitsendist kriitilisel pilgul Priit Hõbemägi, kui seda teeb kogu välispoliitiline nomenklatuur, kes on ju aastaid edastanud täpselt sedasama narratiivi, mida Zelenskõi nüüd välja ütleb. Kas me siis ei mäleta seda, et kogu Eesti välispoliitiline nomenklatuur on korranud kui ühes suus seda, et Eesti ja Baltikum on ju järgmine. Sellepärast me peame ette võtma kõik maksutõusud, sellepärast me peame kaitsekulutused tõstma 5%, sellepärast me peame Eesti viima nii-öelda sõjaseisukorda, sellepärast on meil vaja tuulikuid, sellepärast on meil vaja, ma ei tea, tehaseid Pärnumaale ja igale poole mujale. Sellepärast on meil vaja Rail Balticut ultimatiivselt, kas või sinna Häädemeeste ja Ikla piirini. Lätlased teadupärast seda edasi Riiast ei plaani ehitada, aga meile millegipärast on seda vaja. Ja nii edasi ja nii edasi. See on olnud ju kogu meie nomenklatuuri peamine jutt, mida on rahvale hirmutamiseks tehtud. Vähe sellest, sellel on ka poliitilised tagajärjed, et kui te valite konservatiive, kes on kritiseerinud sellist narratiivi, siis te valite Kremli agente, siis te valite inimesi, kes ei ole usaldusväärsed, kes annavad Eesti Venemaale ära, nii edasi ja nii edasi. See on olnud meie nomenklatuuri pidev jutt ja nüüd äkitselt tuleb välja nagu justkui, ma ei tea, herilasest nõelatud Hõbemägi, akadeemik Tsahkna, Marko Mihkelson, teised arvajad siin veel, kes ütlevad, et selline väide, et Venemaa võiks nüüd Balti riike lähiajal rünnata, on justkui väga vale ja teenib Ukraina eesmärke. Ohoo!
mis on saanud tegelikult nüüd Zelenski kuvandist, mida meile on edendatud siin aastaid, et tegu on põhimõtteliselt lääne demokraatia esindusnäoga, tegu on demokraatia pühakuga, keda meie Riigikoguski esitleti põhimõtteliselt kui põhimõtteliselt prohveti tulekut Eesti demokraatia viljastavasse tingimustesse, keda põhimõtteliselt kõik aplodeerisid püsti tema kangelaslikku kuju vaated peaaegu kummardades ja kätt suudeldes. Kaja Kallas oli oma õnne tipul, kui ta sai Zelenskile edastada kaitsetahte särgi. Ja kogu meie meedia põhimõtteliselt rääkis Zelenskist kui täielikust kangelasest, keda ei ole sünnis mingilgi viisil kritiseerida. Ei mingit korruptsiooni, ei mingit probleemi, kõik on puhas kuld. Meie töö on ainult 100 miljoneid Ukrainale edastada, et Ukraina võiks selle sõja võita, räägiti meile. Ja kuidas Zelenski on põhimõtteliselt lääne selline eesvõitleja türannliku Venemaa suunal. No nüüd see pilt on siis täienenud kas või selle intervjuuga, aga ka meie enda Stratkomi poolt justkui nõelatud tegelastega, kes tulevad ja räägivad, et ei, see ei olegi üldse nii. Et Zelenski kasutab siin seda retoorikat ja Venemaa ähvardust oma enda isiklikel ja egoistlikel eesmärkidel, seda, et Ukrainasse üha rohkem, kaasa arvatud ka Eesti, aga kõigi ülejäänud eurooplaste maksuraha pumbata. Tegu on ei millegi muuga kui praeguse kehtinud narratiivi ümbervaatamisega ja selle taga, ma arvan, on väga selged juhised. Selle taga on see, et on aru saadud, et siin muud lahendust nüüd ei ole, kui tuleb hakata rääkima Venemaaga. Ja üks nendest, kes loomulikult oleme korduvalt kommenteerinud seda, kaasa arvatud selles Fookuses saates, mis see nädal on välja tulnud, üks nendest, kes on nüüd välja tulnud nende väidetega, on president Alar Karis, kes on Soome meedialegi kinnitanud, et tuleb valmistuda suhtlemiseks Venemaaga. Karis on ka öelnud, et Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea, et ei läinud kohe Venemaaga laua taha. Kuigi siin Michal on öelnud, et Karise väljaütlemised on vastuolus Eesti põhimõtteliste väärtustega, siis see on selline nii-öelda nomenklatuuri inertsist põtkimine selles küsimuses, sest mulle on kogu aeg tundunud, et Karis ei räägi seda juttu lihtsalt niisama, vaid temale on keegi pintsaku taskusse sokutanud paar kaarti, millele ta tugineb ning nendele kaartidele tuginedes ta ka oma juttu ajab. Läänemets ütleb, et ettepanek dialoogiks Putiniga Karisele järgmist ametiaega ei too, aga me ei tea ka seda, mis siit välja veel tuleb, nii et ma kardan, et siingi Läänemets räägib nii-öelda vanast rasvast. Kui me tahaksime aga küsida, miks selline meelemuudatus on Eesti kaitsepoliitilises ja välispoliitilises nomenklatuuris aset leidnud, siis ma arvan, et ei ole sugugi ebatõenäoline, et selle on vähemalt osalt põhjustanud see, mida me siin viimati oleme näinud, ehk siis Eesti kohal lendavad Ukraina droonid, Eesti õhuruumi kasutamine Venemaa energiataristu ründamiseks. Ja ma arvan, et see on tulnud vähemalt osale Eesti kaitsepoliitilisest nomenklatuurist väikese pisikese üllatusena, mis on piltlikult öeldes kõhu lahti löönud isegi sellistel suurtel sõjarditel nagu Michelson ja akadeemik Tsahkna. Lühidalt öeldes, kui meil on olukord, et Eesti õhuruumi kasutatakse Ust-Luga sadama pommitamiseks või teiste Venemaal asuvate Venemaa energiataristu hävitamiseks, siis on see ju ei mitte midagi muud kui kaasus belli, ehk siis põhjus Venemaale algatada sõjalist tegevust ka Eesti suhtes. Kui seda on Ukraina viinud läbi täiesti Eesti poolega
läbi arutamata või ainult mingisugust teatavat osa Eesti nomenklatuuris sellest teavitades, siis on ikkagi sellest hoolimata tegu täiesti ülbe käitumisega, millega arvestades seda, mida me oleme siin nüüd Zelenski isiksusest ja persoonist kuulnud ja kogu selle süsteemi ja nomenklatuuri iseloomustust lugenud sellest Tucker Carlsoni intervjuust ja mõningalt poolt mujalt ka, mis Ukrainas praegu valitseb, siis on tegu põhimõtteliselt täiesti küünilise olukorraga, kus ongi asetatud Baltimaad kahvlisse ja see on ilmselt tõepoolest hirmutanud meie poliitilist ja välispoliitilist nomenklatuuri kuni sinnamaani välja, et on natukene võetud tagasi ja Zelenski sellele retoorikale Venemaa ründab kohe Baltimaid ongi niivõrd kibedalt reageeritud. No alles äsja me muuseas lugesime seda, kuidas Läti kaitseminister astus tagasi. Ja astus ta tagasi sellepärast, et Läti tabasid samuti need droonirünnakud, siis Ukraina droonid maandusid sinna või Venemaa poolt eemale juhitud Ukraina droonid maandusid Lätis, et Lätis siin on ka mingisugused poliitilised põhjused, aga tõsi ta on, et Lätis vähemalt osatakse võtta mingigi poliitiline vastutus selles küsimuses. Eesti käitub nagu poleks üleüldse poliitilist vastutust olemas loomulikult. Meil tehakse teflon nägu ette ja öeldakse, et näed, vaat lihtsalt juhtus selline asi, et meie õhuruumis lendavad ringi Ukraina droonid, rünnates Ust-Luga sadamat. Praegugi me näeme seda, et me ei tea tegelikult, mis seal on, aga Irus põlevad 2 angaari. See on tänane uudis. Kas tegu on järjekordselt mingisuguse drooni intsidendiga, mis on maandunud Irusse, Tallinna külje all põhimõtteliselt Lasnamäe juurde. Kas meil võib asi jõuda välja sinna, et varsti võivad droonid maanduda mitte ainult Iru korstnate juurde ja angaaride juurde, vaid ka seal lähedal asuvasse Lasnamäkke, kus on 9-koruselised, ma ei teagi, 20-koruselised mõned majad. See on ainult aja küsimus, kui kogu see pull siin Eesti kohal jätkub. Ja loomulikult asetab see küsimuse sellele, et kas Eesti on üldse oma territooriumile lubanud neid droone, kas see kaasuspelli, mis praegu Venemaale on antud, et Eesti õhuruumi kasutades on Ust-Luga energiataristut pommitatud. Kas see on ka teadlik Eesti poliitika meie kaitsetööstuse ja kaitsepoliitika nomenklatuuri kulisside taga või on see tulnud ka neile üllatusena, see Ukraina täielik jultumus? Seda me tegelikult ei tea, aga siin mängitakse jultunult Baltimaade ja Eesti enda turvalisusega ja kui Eesti laseb selle toimuda, siis see on nüüd järjekordne kaasuspelli tõepoolest Venemaale. Ja mul on tunne millegipärast, et see on ehmatanud kõhu lahti nii mitmelgi Eesti kaitsepoliitika nomenklatuuri tähtsalt ninalt, et siin võime näha midagi sellist. Aga loomulikult siin on taga ilmselt ka suurem pilt. Igal juhul see on jutt ka Stratkomi tasandil, mida me Ukrainast oleme harjunud kuulma, muutub reaalajas. Ja ilmselt me hakkame seda muutust nägema põhimõtteliselt parimates gaasitamise, nagu öeldakse inglise keeles, gaslighting traditsioonides. Ja selle üheks peamiseks moodus operandiks on see, et tehakse nägu just nagu polekski aastaid aetud juttu, et kohe-kohe tuleb kuri Venemaa. Kohe-kohe tuleb Venemaa ja kui te ei vali Reformierakonda, kui te ei vali nii-öelda nomenklatuuri, E200 ja sotsialiste, kes on kõige Euroopa-meelsemad jõud, kes peavad siit mingisugused sellised Kremli-meelsed isemõtlejad ja konservatiivid võimujuulest eemal, siis
tulevadki need konservatiivid ja müüvad Eesti Venemaale maha. Me hakkame nägema seda, kuidas reaalajas inimesed põhimõtteliselt eitavad, et justkui ei olekski seda juttu kunagi räägitud. Teie enda kogemus sellest, see enda nii-öelda nägemus sellest, millele tuginedes teie olete seda maksurallit läbi teinud siin, oma automaksu maksnud ja lastetoetustest loobunud ja käibemaksu tõusu ja tulumaksu tõusu talunud, et sadu ja sadu Eesti maksumaksja miljoneid Ukrainale viia Eesti kaitseks loomulikult, et see ei olegi olnud see põhjus. See ongi olnud, me ei ole kunagi väitnud midagi sellist, et Venemaa hakkab kohe Eestit ründama. Ja nüüd me näeme siis reaalajas selle narratiivi, selle jutupunkti muutust ja Stratcomil on nüüd kõva pähkel, kuidas seda Eesti olukorras maha müüa. Me oleme ju näinud ka seda, kuidas on Stratcom palganud sõjahüsteeria vähendamise eesmärgil Stratcomi palgale ajakirjanik Holger Roonemaa, keda on palgatud selleks, et enda poolt loodud probleemi vähendada ja sõjahüsteeriat vähendada. Andrus Merilo on tulnud välja ideega, et meil on liiga palju sõjahirmu ja sõjahüsteeriat ja seda justkui kritiseerides keda? Konservatiive või objektiivi, et me oleme kogu aeg sõjahüsteeriat lõõtsunud või. Otseselt ka mitte Postimeest ja Delfit, kes on rääkinud meile sõjahüsteeria juttu kogu aeg ja kogu Eesti välispoliitilist ja kaitsepoliitilist nomenklatuuri, vaid justkui nagu riputades nagu endalegi mingisugust tuhka pähe, aga mitte üldsegi viidetega endale. Et justkui meil oleks tekkinud see sõjahüsteeria nagu tühjast. Niimoodi, et ei teagi, et kuidas selline hüsteeria siin nüüd on tekkinud. Ei, seda on lõõtsutud teadlikult aastaid. Kõik Eesti peamised päevalehed, Postimees eelkõige, Delfi loomulikult süvariigi sellise infooperatsioonide elluviijana, ERR täpselt samuti oma välisilmade ja kõikide teistega on tegelenud sellega päevast päeva. See on olnud baasjutu punkt, mida meile on edastatud. Ja nüüd siis äkitselt hakkab justkui see asi murenema. Igal juhul me elame väga huvitavatel aegadel ja on huvitav olla just sellel poolel, et kes on pidevalt kogu aeg rääkinud seda, et meie see sõjahüsteeria on olnud Stratcomi jutupunktide seas. Ning nüüd olles seda läbi näinud aastaid ja hoiatanud teid selle sõjahüsteeria eest. Et nüüd saate siis teada, kuidas see vundament, millele te oma maailmavaate olete rajanud, millele Stratcom on kivi pealt selle maailmavaate ehitanud, hakkab murenema iga päev üha rohkem. Ja selleks üheks vahendiks on loomulikult Zelenskõi kultuse hävitamine ja tema maa peale toomine. Andrei Jermaki korruptsioonisüüdistus on ka juba ERR-is leidnud kajastust, eelmine aasta Jermak astus tagasi, aga nüüd siis Ukraina võimud isegi süüdistavad endist Zelenski kabineti ülemat rahapesus. Nii et need infokillud jõuavad üha rohkem ka siia peavoolu. Aga hea on olla olnud sellel poolel, kes on pidevalt kogu aeg hoiatanud sellest samast korruptsioonist, sellest pead pööritavat korruptsioonist, millest praegu pole veel jõutud avastada isegi, ma ei tea, 1%, vaid kui kogu see korruptsioon laotakse lauale kunagi, siis saate teada, et mille pärast te oma automaksu tegelikult siin head Eesti Vabariigi kodanikud maksanud olete, mille pärast te tegelikult kogu seda maksutõusu ja täielikku röövimist Reformierakonna E200 sotsialistide valitsuse poolt olete talunud. Nii et tasub see meeles pidada. Aga sellised mõtted seekord, aitäh teile vaatamast ja kuulamast ja kaasa mõtlemast. Aitäh loomulikult kõikidele nendele, kes on selle kommentaari tegemist toetanud. Tunnistan, et isiklikult paljus inimesi ei tunne, aga alati kõik, kes on toetanud, minu sügav tänu.
ja järgmiste kordadeni.